Tere kalamehed! Järgmine nädalavahetus on meil siin toimumas Eesti tippõngitsejate võistlused, Eesti Õngitsejate Liidu omad. Ja täna on siis treeningpäev, see on nüüd nädal aega varem. Täna üritame nüüd pilti selgeks saada omale, et mis siin toimib ja mis siin ei toimi. Päris omajagu kalamehi on siia kohale tulnud juba trenni tegema. Ma näitaks ära, et mis asja on minul näiteks plaanis kasutada võistlustel. Lähme vaatame esialgu, mida mina kasutan baasina ja mida kasutab Janek. Ja siis me omavahel otsustame, et millise püügiviisi ja millise söötada ja millise taktikaga me üldse peale lähme siia võistlusele. Vaatame esialgu siis minu seda arsenali, mida ma plaanin kasutada. Nii, nüüd oleme jõudnud minu siia väikse istumisplatsi juurde. Põhisöödana ma kasutan nüüd täna sellist varianti, see ei pruugi jääda meil nüüd võistlusele 100% kindlaks, et on Natural Roots, Super Gardon River ja PV1, seda nüüd poolpakki ja konserv grillitud kanep. Sest üldiselt ma üritan siin riske maandada ja mitte minna kohe viima peale, aga kui võistluste käigus nüüd vimb on hästi aktiivne ja tuleb, siis mul on tehtud 2 sööta võistlusteks. Ja teine sööt, mida ma üritan pealt söötmisena kasutada, on siis Sensase spetsiaalne vimmasööt, poolpakki salmo vimmasööta, siis Sensase karpiks poolpakki siia kogusele ja ägu tekitamiseks nüüd söödaplatsil. See üldiselt viimal on ülihästi toiminud. Reedel ma siin käisin ja see variant nüüd pealt söötmisena toimis ülihästi. Ja siin on mul nüüd esialgne arsenal, mida ma nüüd söötma hakkan särjele ja muule kalale, sest võistlustel on alati oluline, et saaks käima kõik kalaliigid, see annab massi. Ja kui nüüd minna spetsiaalselt nüüd viima peale, võib täielik põrumine tulla, et esialgu ma nüüd söödan omale, et söödan 10 palli särjele spetsiaalselt sööta ja pealt nüüd annan 2 palli ka viimasööta. Ja nüüd võistluste käigus või mis olukord nüüd tekib, et siis hakkan vastavalt sellele käituma, kui nüüd domineeriv on vimb. Alustan pealt söötmist vimmasöödaga, et meelitada rohkem vimbaplatsi, see annab kaalu. Aga kui kõik on vastupidi, siis söödame särge pealt. See on täitsa nii, et jooksmise pealt. Lähme vaatame ka seda Janeku sööta, mis Janek nüüd kasutab. Et sel juhul me teeme nüüd otsuse siis täna peale püüki. Et mida me võistlustel lõpuks kasutama hakkame. Ja muidugi seal Janeku taga on seal meil üks talendikas noor ka veel püüdma pandud. Et mis sul Janek on siin? Näita meile ka, mis sa baasina kasutad? No särje söödal läheb see Gardons Natural Roots. Poes on ta vist teise nime all natuke. Super Roots. Super Roots on, jah. Ja siis vahepeal, kui ei toimi väga, siis panen neid elveid juurde natuke. Aga esialgu läheb lihtsalt 4 palli põhiplatsil peal. No põhimõtteliselt Janek nüüd kasutab seda varianti, et mida me oleme katsetame, sest mina selle peale nüüd välja ei lähe, sest Janekul, kuna vesi on natukene sogasem, et kaladele nüüd huvi tekitada selle just niisugune neonelveste vastu, et äkki see on nagu väga efektiivseks osutud. Me katsume mitte väga sarnaselt neid asju teha, et proovida siin katsetada. Ja eks me siis õhtul otsustame, et mis me siin võistlustel kasutama hakkame. Viimane on see... Ja mis sa pealt söötmiseks kasutad? Viimasööt vahepeal fondi. Jah, viimasööt on meil suht sarnane. Ja panin natuke savigi sisse, et mul hakkas käest ära minema või kuidagi ei tahtnud koos püsida. No jah, see on nüüd raskus ballastaine, et võib-olla ka ägu tekitada natukene sööda. Ja elusa komponent on surnud tõugud siin viimasööda sees. Ja särjesööda sisse panin pinkid praegult natukene. Ja mina esialgu nagu surnud seda tõuku omale söödale lisanud, paningi ainult puhas pinkid, kuna seal on neid fluorescents, niisuguseid imelikku, mis põhjas hästi kaladele silma hakkavad, et äkki on see hoopis efektiivsem. Kui vaadata nüüd kõrvalt juba, meie tulevikulootus on oma söödaplatsi söödastanud ja siin pidevalt kakub juba kalana. Et varsti hakkame meie söötma, et mina valisin omale just selleks, et Janek jääb nüüd allavoolu,
Karl meil sogab üldse pinda siin ees allavoolu ja mina jään üles voolu. Kui minul nüüd juhtub näiteks kala rohkem tulema ja aktiivsemalt, et siis lähme baasina valime minu sööda, valime võistlusteks välja. Aga kui Janek enda tsoonis siit allavoolu minule kala välja ei lase, siis ilmselgelt peame valima võistlusteks Janeku sööda, et mis tal baasina kasutatud on. Mina panin eluse kohe selleks sisse, et eelmine kord ma liiga vaikselt hakkasin pihta selle söötmisega. Ma ütlesin natuke järsemini alustada. Et ma ka tavaliselt alustan natuke puhtama söödaga ikka, et elusad kohe nii palju sisse ei topi. Et vaatame, mis siin juhtub, kui see sadas vihma ka. Et see söödatops on praegult sihtmärgiks, et kuhu ma söödaplatsi teen, et päris huupi ei viska seda sööta, et liiga palju palja korraga siin topsiga sööta, ma viskan esialgu niisama. Üldse sööda loopimisel on täpsus üsna oluline asi. Kuna söötmistaktika on meil natukene teine, et Janek viskas käsitsi nüüd sööda sisse, mis mingil määral võib madalas vees ehmatada kala kaugemale söötmisaeg. Mina nüüd võin hästi vaikselt nüüd kupingkitiga sööda omale täpset söödapunkti ja ei tee ühtegi plärtsu. Et teinekord on sellel hästi suur efekt. Kuigi ta võtab natuke kauem aega nüüd, aga ja nii keeran vaikselt selle söödapalli omal siin platsis pinda ja nii ma siis väntun siin sedasi. Esialgu võin vette spetsiaalselt särje, niisuguse universaalse sööda. Tegelikult see peab hästi kiiresti käima, see söötmine. Aga võistlusõngitsate seas on see üle maailma ikka väga levinud söötmisviis, et sa saad vaikselt sööta sinna ühte punkti ja väga täpselt sööta. Sest oluline on ka see, et kala kontsentratsioon tekiks ühes punktis. Kuna mul on söödapallid päris rasked, siis tuleb viimane lõpp natuke vaiksemalt viia. Kaladele natuke seda konksusööta veel ahvatlemaks muuta, siis laseme selle spraid ka peale, et spetsiaalne vimmale on ülihästi toiminud see alati. Maitsestame selle tõugu vähe parema maitsega vimmale. Et tavaliselt püügi algul on alati kohale tulnud peale söötmist väike kala, et nüüd jääb oodata, et kui tulevad need ilusamad suuremad ka, et praegu on juba päris ilusti seda nurgu olnud ja kala on aktiivne, et võistlustel ongi oluline alati see, et püüda kaalu, et tihti lugu see, kes läheb kohe suurema kala peale, see võib põruda, sest tuleb püüda kõike, et see on nagu esmatähtis, et saada kõik kala liikuma. Nüüd on üks viimb kohe peale selle sprai laskmist oli kohe viimb platsis, et järelikult toimib väga hästi, et nüüd venitab seda kummi välja. Vimb on päris kõva võitleja meil konksuotsas tavaliselt olnud, et tundub, et ei olegi vimb, hoopis väga suur särg on meil siin konksuotsas. Et niisugust vimmamõõtu särg, väga suur särg. Et päris arvestatav 300-400 särg. Nii, järjekordne vimb, et tundub, et vimb on täna hästi aktiivne ja mõõt on ka täitsa okei. Alamõõdulisi siin ei ole. Ja võtab niisugust värvilist pimpikit väga hästi, et see on muidugi ära nätsutatud meil juba siin omajagu, aga niisugust värviline pinki on nagu tegija täna.
et rakendusena täna kasutan rai tüüpi ujukeid, et põhiraskus on nüüd lipsu sidumiskohast niisugune 40 sentimeetrit, siis on mängutinad, need on mul 0,33 grammi ja siis on pöörel ja 25-sendine lips, et see tundub, et on praegu niisugune hästi toimiv variant. Ja ujukina ma kasutan täna siin Navesti jõe peal rai ujukit, mis on ka ülitundlik. Saab kasutada ka tavaõnge puhul seda 12-grammine Gralusso rai, et ülihead ujukid. Et tihtilugu ma neid siin võistlustel kasutan nii Sharki kui raid, et mõlemad on mul kasutuses. Kuna konks osutus natukene liiga väikseks, et just läks üks vimb ilusa minema, et siis ma panen natuke suurema nüüd konksu otsa omale. Et võtame number 8 Soode Light konksu omale siin. Spetsiaalne hea on kasutada niisugused häid spetsiaalseid lipsupinal, et see on Sensas oma. Paneme natuke suurema konksu, siia saame vähe rohkem tõukuga otsa panna, et viimale tundub see täna meeldib, et 6, 7, 8 pinkit otsa panna oleks päris ideaalne. Et nii lihtsalt see lipsu vahetamine käibki, et viimd saab alati saada niisugust liigutamist ja mängitamist põhja peal. Nüüd keegi võttis ilusti, aga vist ei ole see viimd. See on midagi muud seal tundub. Ilus suur särg järjekordne. Et võistlustel on see ülioluline, et püüda just kõike kala, et särg annab väga hästi kaalu. Ja nad on nii niisugused ahnepätsid, et poodides on olemas niisugune ekstraktor, sellega saab jube hästi kala suust konksu kätte, et kiiresti. Võistlustel on see ülioluline just see kiirus, et võimalikult kiirelt tegutseda. Esimene väike turb meil siin. Seda kala ma ei ole siit jõest veel selle koha peal näinud siin, et väike turb, aga kala. Jah, võistlustel on oluline, et sa püüad kõike kala suudad, et taktika paika saaks, et kui on vaja massi püüda, sest ma eelmine aasta siin põrusin. Esimesel päeval ülekaalukalt tuli võit ja teisel päeval läksin nagu oma arust kindla peale, aga tegin puhtalt vimmasööda ja vimba küll tuli hästi, aga teised püüdsid vimma kõrvalt ka särge juurde päris arvestatal kogu selles sektoris vist 3. Et sinna see võit läks, et seekord nüüd ma kasutan krundina just särjesööta ja pealt söötmiseks vimmasööta, et püüda nüüd kõike kalaliike, et see on nagu ülioluline, et suudad püüda kõike. Emajões ja seal on natuke teine teema, et seal kui on ikka latikat palju, et siis tuleb keskenduda latikale, et see käima korralikult saada. Vimb on hästi kõva võitleja tavaliselt konksu otsas, et tonkaga võib-olla mitte nii väga, sest tonkaga on see asi nagu vintsimise peale üles, aga siin tuleb natuke meelitada, sest lipsud on suht peenikesed 0,10, 0,12, mis ma kasutan. Väike viimapoiss jälle. Aga tundub, et sööt toimib ja Janekul vist nii lõbus ei ole, et me peame vist valima siin võistlusteks, aga eks näeb, et vahest on osa söötasid olnud niisugused kaua mängivad, et algul ei saa toimima ja pärast hakkab ülihästi tööle. Et tundub, et mul hakkas ta kohe algul tööle ja toimib pärast ka. Ja tavaliselt paljud kalamehed teevad viga see, et kui kala võtab, siis nad ei sööda pealt. Tegelikult praegu on mul just õige aeg pealt söötmiseks, sest kala on ülimalt aktiivne mul söödaplatsil ja ma viin paar söödapalli nüüd juurde. Ja pealt söötmistaktikana ma kasutan tavaliselt nüüd niisugust universaalset varianti, et viin ühe palli vimmasööta ja ühe palli särjesööta alla. Et see on nagu näidanud, et see toimib ülihästi. Selleks teen siit särjesöödast, siia mul pinkid juba sisse pandud. Teen ühe palli, väikse palli. Võistlustel on, kui stekriga püüdes ja kuppingkitiga söötes, siis on lubatud 2 käega palli pressida, muidu on ainult 1 käe pallid lubatud pressida. Ja siis teen spetsiaalset vimmasööta, mis on mul siin vähe kangem. Sensase vimmakontsentraat on juurde pandud. Söötmist topsik otsa, et hästi vaikselt sööta ja täpselt ühte punkti. See on nüüd ülioluline alati kalapüügi puhul, et saada alati
võimalikult täpselt see asi tööle. Tavaliselt on peale söötmist alati olnud see, et mõni minut võib-olla on väike vaikus, aga seda enam ta jälle käima läheb, sest kui teised kalad söövad, siis järgnevad kalad, kes seal kõrval ujuvad, vaatavad, asi on kahtlane ja siis tulevad omakorda sinna platsile juurde ja nii ta käib, et ja kui kala nüüd liiga vähe sööt on püügiplatsil, siis lähevad nad varsti sealt minema ja uuesti juurde saada on nagu oluliselt keeruline seda, et aeg-ajalt tuleb ikkagist vaeva näha ja üldjuhul, kui on kala aktiivne, siis on mingi 15-20 mitte alati vaja pealt sööta, et see on nagu näidanud, et toimib kõige paremini. Latika puhul see muidugi ei kehti, et latikast tahab hästi palju korralikult algul krunte saada, aga vimb ja särg on niisugune kalaliik, kes tahab nagu pidevalt peal söötmist saada, see on nagu hästi efektiivne olnud mul alati. No eks see algus saab ikka, kui isa kaasa peab ja näitab, kui huvitav see kalapüük olla võib ja võistluste vastu hakkas huvi tekkima siis, kui oma tuttavad juba ees käisid, et siis oli ka vaja uurima minna, mis seal toimub, et kuidas see toimub. Nii see asi edasi läks, kuni hakkas see lihtsalt järjest parendama oma varustust ja asju, et esimene varustus oli siuke, et hakkas endalgi pärast naljakas. Ja nii ta edasi läheb, see hullus. Kui hakkavad juba tulemused ka tulema, siis ei kipu enam pidama saama. Et näed, et on lootust isegi. Esimesed auhinnad vist tulid pigem jää peal püügis. Õngitsemisega läks mul päris tükk aega, et see natuke parema järje peale saada, aga Pärnu jõe peal sai iga talv käidud ja see oli nagu siuke suht sarnasem minu siuke igapäevapüügile. Kirbutasid seal läbi jääaugu, neid särgisid ja ahveneid. Suur särg. Lõpuks sain ka vimma kätte. Kaua ma Jaanil järgi ikka sörgin, tuleb vaikselt järgi joosta. Ma natuke panin ballasti sinna viimasöödale juurde, et raskem oleks ja väga kiiremini põhja vajuks. Nüüd on meil meie püügist paar tundi möödunud ja tuleb tõehetk, et vaatame kumb, kas minul või Janekul, et mina püüdsin siis ülesvoolu, Janek allavoolu, et millist sööta me lõpuks võistlustel kasutama hakkame, et siis tõmbame sumbad välja ja vaatame, palju meil seda kaalukest tuli siis. No, päris normaalne, võib rahule jääda. See on siis niisugune paari tunni püügisaak, et kaalume ta ära ka. Ämbri võtame niisuguse 300-400 grammi pärast maha, et siplevad. No, ütleme nii, et natuke üle 8 kilo, et pole paha tulemus, et laseme need kalad ilusti tagasi ujuma. Läheme edasi nüüd Janeku juurde, vaatame. Janek veel söödab, et me jääme pärast veel siia natukeseks proovime erinevaid variante, sest äraminekuid oli meil üli palju täna, et ei jää millegi pärast konksu otsa see kala. Et aga noh, eks me parandame, me leiame selle vea ülesse ka. Janek tuleb ka kohe siia. Vähem kui sul. Minul on esimene stekri trend see põhimõtteliselt olen. Et siis on meil vähemalt nüüd teada, millist sööta võistlustel kasutab ja millist pealtsöötmistaktikat ka. Et tundub, et täna tahtis iga 15-20 minuti tagant pealtsöötmist saada 2 palli väikest juurde. Enne kõike tuleb ära lahti saada sellest äraminekutest. Ilusad särjad on. Mul oli üks hästi suur särg kohe. Noh, ligemale 4, 3-8.